Meil on šokeerivat uut teavet juhtumi kohta, kus mees väidetavalt pöördus ChatGPT poole, et saada abi 2 üliõpilase mõrvade planeerimisel. Hisham Abu Garbi juhtum liikus täna suure sammu edasi. Ta on olnud vahi all sellest ajast, kui eriüksus tõi ta majast välja vaid rätikus, pärast seda, kui väidetavalt tappis noore paari ja viskas nende kehad minema. Siin jagan ma infot, millele peab kindlasti lisama tugeva hoiatuse. Selle uurimise üksikasjad on õõvastavad ja kahtlusaluse teod on puhas kurjus. Nüüd kuuleme väidetava tapja perekonnalt. Haige tegu, mille ta väidetavalt omaenda õe peal toime pani vahetult enne, kui ta sellest majast välja toodi, ning kahtlased ohumärgid, millest nad väidetavalt püüdsid politseile enne mõrvu teada anda. Prokurörid ütlevad, et nad taotlevad nüüd surmanuhtlust. On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Enne kui alustame selle On the Case episoodiga, pean teile rääkima tasuta rakendusest Upside. See annab teile raha tagasi igapäevaste ostude, kütuse, toidukaupade, kaasaostetava toidu eest ja see rakendus on tasuta. Nii et siin on, mida te tegema peate. Laadige Upside tasuta alla. Vaadige pakkumine nende enam kui 100 000 asukohas, seejärel makske nagu tavaliselt oma kaardiga. Pärast seda kinnitage ost ja saate raha tagasi. Olen seda kasutanud, kui tangin kütust või tellin toitu kaasa. Otsin kõigepealt pakkumisi Upside'ist. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse ja ma kannan selle otse oma pangakontole. Upside'is sagedased kasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Mida sa nüüd teed? Et hakata raha tagasi saama, laadi Upside tasuta alla. Saad klõpsata kirjelduse lingil, skaneerida ekraanil olevat QR-koodi ja kasutada sooduskoodi OTC, mis annab sulle esimese paagitäie kütuse kohta iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Tundub, et selle juhtumi tõendid on süüdistuse kasuks ülekaalukad. Ja lisaks sellele arvestad veel seda, mida see kahtlusalune väidetavalt ChatGPT vestlusesse kirjutas. Prokurörid ütlevad, et kõik, mida ta väidetavalt nende 2 tudengi mõrva planeerides mõtles, pani ta kirja tehisintellekti vestlusrobotisse. Hisham Abu Garbi astus esmaspäeval Tampas kohtu ette süüdistuse ettelugemiseks. See on video tema esimesest ohtusse ilmumisest pärast arreteerimist aprillis. Nüüd räägime sellest, mis täna kohtus juhtus ja mida see selle juhtumi edasise käigu jaoks tähendab. Kohe varsti. Samuti saame teada väga häirivast olukorrast, mis väidetavalt leidis aset enne tema arreteerimist aprillis tema pere kodus. Nüüd süüdistatakse Hishamit oma toakaaslase 27-aastase Zamir Lamoni ja tema toakaaslase tüdruksõbra naise nimega Nahida Bristi tapmises. Mõlemad olid doktorandid Lõuna-Florida ülikoolis Tampas. Nad olid pärit Bangladeshist ja tulid siia riiki õppima. See on video Bristist, mille me leidsime Facebookist. Ja kohtuandmetes selgub, et õiguskaitseorganid keskendusid Hishamile üsna varakult selles uurimises. Ja te näete, miks ta käitus juba algusest peale kahtlaselt. Ja te võite mäletada, et kui see juhtum esimest korda avalikkuse ette tuli, oli suur küsimus, kas tegemist on kuriteoga või oli see juhtum, kus need 2 tudengit lihtsalt jooksid minema ja kadusid. See võitis kindlasti uskumatult sünge pöörde. Ja lisaks sellele, et teda süüdistatakse nende 2 tudengi tapmises, süüdistatakse teda ka kuriteo varjamise katses. Äga väidetavalt oli ta selle tegemisel parimal juhul lohakas. Kui Hisham arreteeriti, toodi ta majast välja rätikus ja ilmselt ei kavatsenud politsei teda sel päeval arreteerida, kuigi ta oli nende 2 USF-i tudengi juhtumis kahtlusalune. Politsei pidi reageerima tema perekonna majas toimunud kodusele vahejuhtumile. Nüüd on see kohtudokument, mis kirjeldab juhtunut. Politsei sõnul helistas üks pereliige politseisse pärast seda, kui Hishami õde sisenes tuppa, kuna tal oli vaja juuksehooldustooteid. Ja selles toas oli Hisham. Väidetavalt oli ta ainult rätikus ja mängis videomängu. Ja siit läheb asi väga häirivaks. Edasi öeldakse, et Hishami õde lahkus magamistoa vannitoast ja teda tsiteerides, teda tuli vastu süüdistatav, kes palus kallistust. Ohver andis talle külgkallistuse, kui süüdistatav haaras ohvrist kinni ja hoidis teda vastu tahtmist eestpoolt kallistades. Süüdistatav üritas ohvrit huultele suudelda ja palus tal end suudelda. Ohver suutis süüdistatava eemale lükata ja taandus magamistoa ukse juurde,
kus ta avastas, et uks oli suletud ja lukus. jällegi, me räägime siin väidetavalt sellest, et ohver oli tema enda õde. palun pange tähele, et ohver ja süüdistatav on varem elanud koos perena ning ohver tuvastas süüdistatava kui oma vanema venna. Kindlasti on seal häirivaid üksikasju. Politsei kutsuti kohale ja Hisham viidi majast välja rätikus. Politsei esitas talle süüdistuse seoses koduse olukorraga, süüdistades teda kehalises väärkohtlemises ja ebaseaduslikus vabaduse võtmises. Aga olgem ausad, need süüdistused pole midagi võrreldes sellega, millega ta silmitsi seisab 2 USF-i üliõpilase juhtumis, keda ta väidetavalt tappis. Prokurörid on öelnud, et nad taotlevad selles asjas surmanuhtlust ja Hishami perekond on samuti rohkem sõna võtmas, rääkides väidetavalt mõningatest ohumärkidest, mille kohta nad üritasid politseid varem hoiatada. Räägime sellest siin kohe varsti, aga ma tahan kõigepealt minna selle loo algusesse, et sa näeksid, kuidas uurijad selle juhtumi üles ehitasid. Lähme siis tagasi 17. aprilli juurde. Just siis sai Lõuna-Florida ülikooli politseiosakond teate, et 27-aastane Nahida Brissi on kadunuks kuulutatud. Ta oli tuntud kui väga vastutustundlik inimene. Ta ei jätnud kohtumisi vahele ega puudunud olulistelt sündmustelt. Seetõttu olid sõbrad mures. Järgmisel päeval, 18. aprillil, võttis politseiga ühendust 27-aastase Samil Lamoni sõber, sest tema sõber ei vastanud kõnedele ja ta ei käitunud kunagi nii. Siis said uurijad teada, et Brissi ja Lamon olid omavahel suhtes. Nii usuvad meie detektiivid, et esimene peatus peaks olema tagasi meie teise ohvri juures. Elu kohas. Nii et me läheme Zameli elukohta, kus ta elab koos 2 toakaaslasega. Üks toakaaslane jääb endiselt tabamatuks. Nood on vastuolulised. Peaaegu selleni välja, et ta räägib millest iganes talle meeldib endast rääkida. Ja see jätkub ning kestab kogu uurimise vältel, välja arvatud siis, kui me tahame rääkida ühest meie 2 ohvrist. Siis muutub ta kohe põiklevaks ja petlikuks. Teisest toakaaslasest saame väga kiiresti teada, et ta polnud asjasse segatud ning ta hakkab olema äärmiselt koostööaldis. Ja sel hetkel, algfaasis, kui tegemist on veel kadumisjuhtumiga, annab ta meile teada, et midagi on valesti. Seejärel otsib politsei läbi Lamoni korteri, mida ta jagas 2 teise inimesega. Seal oli üks toakaaslane ning teine, kes näis käitumat kahtlaselt, oli Hisham Abu Garbi. Ja kui nad seda korterit läbi otsisid, hakkasid nad mõningaid asju märkama. Ukse ees olev uksematt on kadunud. Mõned potid ja pannid on samuti puudu. Nii et meie detektiivid, nii sihikindlad kui nad on, suunduvad kõigepealt prügikasti juurde. Nad saavad teada, et prügipressi pole nende 2 päeva jooksul veel tühjendatud. Siit saamegi oma juhtumis esimese läbimurde. Me läheme sinna ja hakkame prügikastis tuhnima. Need detektiivid ronivad prügikasti sisse ja tühjendavad kogu selle sisu. Ja nad leiavad Zameli prillid, tema üliõpilaspileti, rahakoti ja riided, mis on tol hetkel väga verised. Jällegi, siin saame oma esimese läbimurde. Just selles ajajärgus muutub see kadunud isiku juhtum ohus oleva kadunud isiku juhtumiks. Alguses pakkusid mõned inimesed välja mõtte, et võib-olla Bristi ja Lamon põgenesid abielluma, et see oli lihtsalt juhtum, kus inimesed jooksid minema. Seejärel võtab lugu uskumatult sünge pöörde. Sel ajal uskusime, et meie praegune kahtlusalune oli lihtsalt huvipakkuv isik. Me vajasime rohkem teavet. Nii et meil oli piisavalt tõendeid, et saada läbiotsimisluba. Me läheme tagasi elukohta ja täidame läbiotsimismääruse. Ja läbiotsimisluba elukoha, toakaaslaste, mõlema toakaaslase telefonide, nende isikute ja autode kohta. Nad lähevad elukohta sisse ja meil on olemas hämmastav tehnoloogia, millest üks on Blue Star, mis tuvastab vere olemasolu. Ja kui nad kasutavad Blue Stari, näevad nad köögialal suurt vereloiku. Nad näevad, et veri jätkub mööda koridori ja jõuab meie kahtlusaluse magamistuppa. Tehnoloogia on nii täpne ja detailne, et me näeme inimese kontuuri põrandal meie kahtlusaluse voodi kõrval,
kus ta oli end looteasendisse kerinud. nii et tundub, et just siin politsei keskendus Hishamile. Ta ei olnud mitte ainult nagu ülem ütles tabamatu ja petlik, vaid köögis oli väidetavalt ka vererada. ja siis saad teada, mida ta väidetavalt ChatGPT vestlusesse kirjutas. Seejärel uurisime tema telefoni. Kogu tema ajalugu oli täielikult kustutatud. Ühtegi tekstisõnumit, e-kirja ega GPS andmeid polnud. Tema otsingu ajalugu oli täielikult kustutatud. Nii et see võtab meil natuke aega, sest peame telefoni põhjalikult kohtuekspertiisi korras uurima. Ja selle põhjaliku kohtuekspertiisi käigus leidsime palju häirivaid otsinguid. Ta otsib infot selle kohta, kas nuga suudab tungida koljusse. Kas naaber kuuleb püssilasku? Kas sa saad, mitte korralikult, aga kas sa saad matta keha prügikotti ja visata selle prügikonteinerisse? Kui ta neid otsinguid teeb, näeme ja avastame ka, et ta teeb oste, suuri, tugevaid, musti prügikotte, lüssoli puhastuslappe, teipi, süütevedelikku ja tulemasinat. Kui ta tellib osa asju Amazonist, siis osa neist tuleb DoorDashi kaudu. Ma tahan, et kõik ruumis olevad inimesed selle peale mõtleksid. Need otsingud viidi läbi päevad enne seda, kui meie 2 ohvrit kaduma läksid. See oli läbimõeldud. See ongi see, mis teeb selle nii ettekalatsetuks. Aga tõendid politsei sõnul ei piirdu ainult selle veebitegevusega. Siis vaatame teda. Tal on lõikehaav vasakul väikesel sõrmel ja vasaku käe tritsepsi tagaküljel on tal sügav lõikehaav, mis oleks pidanud korralikult kinni õmmeldud olema. Ta oleks pidanud minema ja laskma haava kinni õmmelda. Ta ei suutnud seletada, kust ta need sai, mida me peame kaitsehaavadeks. Sel hetkel pöördusime auto poole. Pagasiruumis oli väga vähe verd. Tema sõiduki kõrvalistuja poole põrandal, kasutades taas Blue Stari tehnoloogiat, nägime seal suurt hulka verd. Hiljem saame teada, et see on Nashida veri. See viib tagasi tema juurde. See kuulub talle. Auto GPS oli taas täielikult puhastatud. Politsei väidab, et neil on verejälgi nii Lamonilt kui ka Briskilt. Kui me tema telefoni kohtuekspertiisi põhjalikult uurisime, et teada saada, kus ta eelnevatel päevadel oli viibinud, suutsime kindlaks teha, et ta oli sõitnud Clearwaterisse, Sand Key piirkonda. Me kinnitasime seda, vaadates lähedal asuva tuletõrjedepoo valvekaamera salvestist, mis näitab, kuidas ta autost välja astub ja liigub Sand Key piirkonnas Clearwateris. Ta veedab seal lühikest aega. Seejärel, kui uurime pikkus- ja laiuskraadi koordinaate, näeme, et ta liigub Howard Franklini sillale ja peatub seal lühikeseks ajaks. Nii et selles punktis otsustame saata välja suure hulga inimesi ja alustada ulatuslikku otsingut. Vaatamata sellele, et politsei väitis, et kahtlusaluse auto GPS oli täielikult kustutatud, andis tema telefoni jälgimisandmed uurijatele vihje Tampa Howard Franklini silla kohta. See on umbes 27 kilomeetri kaugusel USF-ist ja just seal teevad korrakaitsjad oma esimese õõvastava avastuse. Kui mõned meie detektiivid uurivad tema asukohtade laius- ja pikkuskraade, sõidavad nad põhjasuunas Howard Franklini silla all. Silla Pinellase poolsel küljel. Ja nad märkavad suurt musta prügikotti, mis seisab üksi tee äärel. Nad peatavad auto. Nad kõnnivad lähemale ja juba lähenedes tunnevad nad kohe seda ainulaadset inimjäänuste lõhna, mis tekib lagunemisfaasis. Nad lähevad lähemale, katsuvad füüsiliselt selle välispinda ja saavad aru, et seal on inimjäänused. Nad lõpetavad oma tegevuse teades, et see võib olla tõend. Me oleme sel hetkel Pinellase maakonnas ja nad võtavad ühendust Pinellase maakonna šerifi bürooga, kes reageerib kohe koos Pinellase maakonna kohtuarsti bürooga. Kohtuarsti büroo võtab selle koti oma valdusesse ja viib selle tagasi. Me saime selle käigus teada, et ohver on Zamel. Me suutsime selle kindlaks teha, kuna ta on lagunemise varajases staadiumis.
nii et me teadsime, et see oli tema sõrmejälgede järgi, mis saadi sisejulgeolekuministeeriumi kaudu, kui ta riiki sisenes. Kui ma räägin õudsest, teda oli mitu korda pussitatud, mis lõpuks oligi tema surma põhjus. Ta käed ja pahklud olid ees kinnis seotud. Tema jalad olid peaaegu täielikult tuharate juurde lahti lõigatud, et teda oleks võimalik kokku painutada ja kergemini prügikotti panna. Ta jäeti tee äärde. Nii jõhker, kui see mõrv ka polnud, jäeti ta sõna otseses mõttes maantee äärde nagu prügi. Zamil Lamonei surnukeha leiti 24. aprillil. See on 6 päeva pärast seda, kui tema sõber läks USF politsei juurde murega, sest ta ei vastanud telefonile. Hisham ei olnud selleks ajaks veel vahi all, kuid siis juhtus väidetavalt see perevägivalda puudutav olukord tema õega ja politsei pidi sekkuma. Saame telefonikõne oma kahtlusaluse perekonnalt, et eelmisel õhtul oli ta neid rünnanud ja kasutanud nende vastu perevägivalda. Ta käitus veidralt. Ta tuli duši alt välja ainult rätik ümber. Ta läheneb oma õele ja hakkab teda justkui sugulised hõõruma, püüdes tema vastu end suruda, ning ühel hetkel üritab ta oma õde suudelda. Tema õel on raske teda eemale tõugata ja ta ei saa vabalt sellest olukorrast lahkuda, sest vend on temast jõulisem. Ta peksab samal ajal ka oma perekonda. Nii et me püüame temaga kontakti saada. Me teame, et ta on elukohas sees. Perekond ütleb meile ja me hoiame tal pidevalt silma peal. Me teame, et ta on seal. Ta keeldub telefonile vastamast. Ta keeldub välja tulemast. Me teeme otsuse, lähtudes sellest vägivallast, milleks me teame, et see isik on võimeline. Samal ajal saame teada, et mõned päevad varem oli ta ostnud pandimajast tulirelva. Hiljem selgus, et ta ei läinud sellele tulirelvale kunagi järele, aga meie seda ei teadnud. Meil ei olnud tol hetkel seda infot. Jällegi, olukord oli väga muutlik ja dünaamiline. Seega aktiveerime oma eriüksuse ja läbirääkijad, et proovida olukord rahumeelselt lahendada. Pärast mitmetunnist katset temaga kontakti saada, jõudsime otsusele, et läheme majja sisse ja eemaldame ta füüsiliselt, et ta vahistada. Just sel hetkel, nagu te videos nägite ja praegu vaatate, annab ta end rahumeelselt alla ning ta vahistatakse ilma vahejuhtumiteta. Sel ajal arutame ja kooskõlastame koos osariigi prokuröriga, kes on olnud kohal algusest peale. Käime selle kõik läbi. Ja meil õnnestub talle esitada terve rida süüdistusi, mille alusel teda hiljem süüdistatakse. Lõpuks 2 ettekavatsetud mõrva eest, meie 2 ohvri tapmise eest. Sel ajal oli politsei Hisham vahi all. Nil oli Lamonti surnukeha, kuid Brisky oli endiselt kadunud. Ja kuigi oli palju tõendeid, et Hisham oli väidetavalt ka tema elu võtnud, ei teadnud me ikka veel, kus tema surnukeha asub. 2 harrastuskajakimatkajat on taas väljas Pinellase maakonna poolel. Ja samal ajal teevad šerifi asetäitjad ja mereüksus suurepärast tööd, püüdes kindlaks teha loodet ja selle toimumise aega ning millised on loode mustrid, et aru saada, kui suurt otsinguala meil vaja on. Sukeldujad on endiselt vees. Kui te seal kajastasite, olid need pikad päevad, kui me püüdsime leida oma 2 ohvrit. Eriti nüüd, kui me teame, et meil on 1 ohver leitud. Teini peaks endiselt lähedal asuvas piirkonnas olema. Kui 1 meie süstameestest kalastab, jääb tema õngenöör koti külge kinni. Ta peab minema sügavamale mangroovidesse. Ta tunneb lõhna, mida ta kirjeldab kui kirjeldamatut. Ja kui ta läks lähemale, et oma õngenöör eemaldada, nägi ta, et kilekott oli avatud. Seal sees oli soolane vesi. Ta ei suuda aru saada, mis see on, aga see näeb välja nagu inimkeha. Nii et ta käitub õigesti ja võtab ühendust õiguskaitseorganitega. Me liigume kohe sinna. Võtame ühendust Pinellase maakonna šerifi büroo mereüksusega, kes on juba meiega väljas, Pinellase maakonna kohtuarstiga, Pinellase maakonna kohtuekspertiisi osakonnaga, kes tulid kohale ja võtsid säilmed enda hoole alla. Peaaegu 5 päeva ei teadnud politsei, kas need jäänused kuulusid sellele kadunud tüdrukule.
Kahjuks, kuna tema keha oli jäetud sellistesse tingimustesse, oli see juba lagunemise kauges staadiumis ja me ei saanud lihtsalt sõrmejälge võtta. See võttis rohkem aega. Täna saan ma enesekindlalt teie ees seista ja teile kõigile öelda, et oleme leidnud Nashida Bristi. Oleme tema perega ühendust võtnud. Me töötame nüüd aktiivselt selle nimel, et mõlemad kehad usulistel põhjustel peredele tagasi anda, kes elavad Bangladeshis. Me suutsime kindlaks teha, et see oli Nashida. Kahjuks ei saanud me seda teha sõrmejälgede abil, kuid tegime seda DNA põhjal. Me suutsime kinnitada DNA mõned hambaravitööd, mis tal olid tehtud, ja riided, mis tal olid seljas, samad, mis videos, mida me nägime. Lõuna-Florida ülikooli politseiosakond tegi kindlaks, et teda nähti ülikooli linnakus viimast korda 16. aprillil. Nüüd teame, et Zemil Lamoni ja Heta Bristi säilmed on leitud. Kuid šerifi sõnul pole uurimine kaugeltki lõppenud. Me ei tea siiani, mis võis olla võimalik motiiv. CBS viitas ka 2023 aasta lähenemiskeelule, mille esitas Hishami vend, väites, et majas esinesid ebastabiilne käitumine, sealhulgas hetked, kus Hisham karjus väidetavalt, et tema on jumal ja kõik peaksid talle kummardama. Tal on kriminaalne taust, mille me teile esitasime. Koduvägivald oma venna vastu. Ja mingil hetkel teises majakompleksis sisenes ta korterisse, mis ei kuulunud talle. Kui nad ta korteris tabasid, lükkas ta ühe hooldustöötaja pikali. Selle eest esitati talle süüdistus. Hishamile on esitatud mitu süüdistust, sealhulgas 2 esmagraadse ettekavatsetud mõrva süüdistust, relva kasutamisega, surnukeha ebaseaduslik hoidmine või liigutamine lubamatutes tingimustes, varjamise kavatsus, tõenditega manipuleerimine, ebaseaduslik kinnipidamine ja kehaline väärkohtlemine. Ja prokurörid on öelnud, et nad taotlevad selles asjas surmanuhtlust. Täna oli Hishami juhtum taas kohtus tema süüdistuse ettelugemiseks, kuid ta ise ei olnud kohal. Ta ei ilmunud kohale. Tema advokaadid teatasid tema nimel, et ta ei tunnista end süüdi. Samuti loobusid nad tema õigusest kiirele kohtumenetlusele. Huvitav areng siin on see, et Hillsborough maakonna osariigi prokurör Suzy Lopez juhib seda kohtuasja väidetavalt isiklikult. Tampa Fox 13 andmetel. Nüüd on see juhtum ühendatud üheks. Nii et Hishami üle peetakse mõlema mõrva eest 1 kohtuprotsess. Kohtudokumentide kohaselt on kohtuprotsessi kuupäev esialgu määratud järgmise aasta novembrisse. Liitub meiega, et sellest juhtumist rohkem rääkida. Endine osariigi prokurör Florida Palm Beachi maakonnast Dave Arenberg. Tore siin nagu alati näha. Selles juhtumis taotletakse surmanuhtlust. Mida arvad sellest otsusest? Ma ennustasin seda täiesti, sest kui sa ei kavatse surmanuhtlust taotleda 2 süütu noore inimese jõhkra mõrva puhul, siis millal sa seda üldse taotled? Ma mõtlen, et see on just selline juhtum, mis minu arvates väärib surmanuhtlust. Ja osariigil on vähemalt 3 raskendavat asjaolu. Osutab sellele, sest Florida seaduse järgi peab sul olema vähemalt 1 raskendav asjaolu, mis on seaduses kirjas ja mida saad tõendada väljaspool mõistlikku kahtlust, et sul oleks õigus taotleda surmanuhtlust. Sul peab olema vähemalt 1. Nemad mainivad 3. Kaitse võib seevastu tuua leevendavate asjaoludena välja ükskõik mida. See ei pea olema seaduses kirjas. Leevendavate asjaolude kohta pole seadust. See võib olla ükskõik mis. Ja nii nad toovad välja ükskõik mida. Näiteks, et tema ema ei armastanud teda piisavalt või et ema suitsetas raseduse ajal, kui ta oli üsas. See oli tegelikult kaitse Marjorie Stoneman Douglas massimõrva juhtumis. Ja see aitas tapjal surmanuhtlusest pääseda. Ja räägi meile sellest lähemalt, sest see on natuke erinev. Mõnes osariigis, kui asi puudutab surmanuhtlust, on meil veel pikk tee minna, kuni jõuame sinnamaani, et ta mõistetakse süüdi ja siis jõuame karistusfaasi. Kuidas karistusfaas toimib? Kui ta on süüdi selles, millest teda süüdistatakse, mõistetakse süüdi nende mõrvade eest, siis mis määrab selle, kas talle määratakse surmanuhtlus või mitte? Kõigepealt on see osariigi prokuröri otsustada, kas taotleda surmanuhtlust, kas seda nõuda. Ja tuleb ära märkida, millised on raskendavad asjaolud. Siin mainiti 3. Üks neist oli, et tapmine oli jõhker, julm ja õel. Teine oli see, et see oli külmavereline, kalkuleeritud ja ette planeeritud. 2 eraldi raskendavat asjaolu. Ja 3. oli see, et tapeti mitu inimest. Nii, et sul on 3 raskendavat asjaolu ja siis järgneb pikk protsess. Toimuvad vaimse tervise uuringud. Ja kaitse väidab kindlasti, et süüdistatav ei ole vaimselt piisavalt terve, et talle saaks surmanuhtluse määrata. Sest USA ülemkohus on öelnud, et need, kellel on madal IQ või vaimne puudega,
ei saa surmanuhtlust. Nii et võid oodata, et kaitse üritab seda kohe alguses peatada, öeldes, et see mees on hull, sa ei saa talle surmanuhtlust määrata. Aga kui see ei toimi, siis liigub asi edasi pikale protsessile, kus lõpuks jõutakse kohtusse ja toimub kaheosaline kohtuprotsess. Esimene pool on see, kas süüdistatav on süüdi väljaspool mõistlikku kahtlust. See otsus peab olema üksmeelne. Ja kui leitakse, et ta on süüdi väljaspool mõistlikku kahtlust, siis minnakse karistusfaasi. Samas žürii otsustab siis, kas talle määratakse surmanuhtlus ja see otsus ei pea olema üksmeelne. Floridas peab see olema vaid 8-4 vastu, mis on madalaim kogu riigis. Nüüd, kui sa vaatad seda kahtlusalust ja tema ajalugu, kui sa lähed tagasi aastasse 2023, siis CBS News teatas, et üks pereliige taotles tema suhtes lähenemiskeeldu, sest tal olid sellised vihapursked, kus ta väitis, et ta on jumal ja kõik peavad tema ees kummardama, mida sa ka kuuled. see lihtsalt ei ole inimene, kes oleks normaalses vaimses seisundis. Siis oli see väga veider ja häiriv juhtum, mis viis koduse vahejuhtumini, kus ta väidetavalt üritas oma õde suudelda ja siis kutsuti politsei ning ta võeti vahi alla. Kui sa vaatad tõendeid, ChatGPT vestlust ja kõike, millest teda süüdistatakse, aga siis näed ka vaimse tervise aspekti. Mis mõju võiks olla sellel, kui selgub, et tal on vaimse tervise probleem? Kui näiteks psühholoogilise hindamise käigus tal midagi diagnoositakse? Mida see võiks tema kaitse jaoks tähendada? Kaitse kavatseb tema vaimseid probleeme kasutada selleks, et juba varakult surmanuhtlus kõrvale jätta. Samuti kavatsevad nad seda kasutada, et väita, et ta ei ole kohtuvõimeline, mis tähendab, et ta ei saa aru talle esitatud süüdistustest ega suuda oma kaitses kaasa aidata. Ja kui kohus nõustub, kui kohtunik nõustub, siis saadetakse ta Põhja-Floridasse ravile, et taas kohtuvõimeliseks muuta, et ta saaks kohtuprotsessil osaleda. Ja see võib kesta aastaid. Ja mingil hetkel, kui teda ei suudeta kunagi pädevusse tagasi viia, võib ta teoreetiliselt vabastada. Aga sellise juhtumi puhul on see ebatõenäoline. Tegelikult arvan ma, et arvestades eelnevat planeerimist, on kohtuvõimetuse väite esitamine väga keeruline. Kaitsel on raske saavutada, et ta tunnistataks kohtuprotsessiks kõlbmatuks. Nüüd, kui rääkida süüdimatusest kui kaitsest, siis see on teine asi. See on veelgi raskem. Tuleb tõestada, et tal oli diagnoositud meditsiiniline seisund ja et ta ei teadnud vahet õige ja vale vahel. Kui sul on ette planeerimine ja sa üritad oma tegusid varjata, siis miks sa seda tegid? Sest sa teadsid, et see, mida sa tegid, oli vale, oli kuritegu. Seega ei saa ta siin süüdimatuse kaitset kasutada. Mitte mingil juhul, mitte mingit võimalust. Võib juhtuda, et ta leitakse alguses kohtuprotsessiks kõlbmatuks. See võimalus on olemas. Kuigi, nagu ma ütlesin, arvan, et kaitsel seisab ees raske võitlus. Tõesti tundub, et ees seisab raske võitlus. Ja kui mõelda sellele digitaalsele jäljele, mille ta endast maha jättis, sul on ees ChatGPT ja mõned küsimused, mida ta väidetavalt vestlusrobotilt küsis, justkui oleks see keegi, peaaegu nagu oleks see olnud tema kaasosaline. Aga siis ta tellis DoorDashi kaudu koristustarbeid. Nii et väidetavalt. Nii et sul on siin mõlemalt poolt nii-öelda tõendid nii otseses kui ka ülekantud tähenduses, mida prokurörid võiksid kohtusse tuua. Näiteks, kuidas see mõjutab lugu, mida sa prokurörina räägid, kui saad selle ekraanile panna? See on väga oluline, sest kui nad väidavad, et ta ei teadnud, mida ta teeb, et ta ei teadnud, mis on õige ja mis vale. Pea meeles, et kohtuprotsessil väidad sa süüdimatuse kaitset, enne seda väidad sa kohtuniku ees kohtukõlblikkust. Nii et vandekohtunikud ei hakka tegelema sellega, kas ta on kohtukõlblik, kuigi nad võivad tema vaimset seisundit arvesse võtta, et näidata, et tal ei olnud vajalikku ettekavatsetust. Nad võivad lihtsalt öelda, et ta on hull inimene. Tal puudus ettekavatsetuseks vajalik tahtlus ehk mens rea. Nii et on mitmeid viise, kuidas vandekohus võib tema vaimsest seisundist kuulda. Ja lõpuks tuuakse välja need asjad, mis näitavad, et ta oli külmavereline, kaalutlev ja tegutses ettekavatsetult, et seda ümber lükata. Et öelda, et hull inimene, kes ei tea, mida ta teeb, ei käitu nii. Küsis ChatGPT-lt nõu, kas ta peaks viskama asju prügikasti, et oma kuritegusid varjata. Või ostab ta kõik need tooted DoorDashist, et proovida koristada segadust, mille ta tekitas. Samuti, miks ta oli politseiga rääkides nii põiklev? Pea meeles, kui politsei ta tabas, oli tal väike sõrm sidemega kaetud. Õige! Ja see on tõend. Ja ta tuli välja seletusega, öeldes, et lõikusin sibulaid. Näed, see on keegi, kes ei ole hull. See on keegi, kes on külm, kalkuleeriv ja tegutseb ettekavatsetult.
lõikusin sibulaid, aga siis ei suutnud meenutada, tead küll, kui temalt küsiti järgmist küsimust, et mida sa siis õhtusöögiks tegid ja ta oli nagu, jah, ma tegelikult ei mäleta. Ja see on just selline asi, mida sa tavaliselt mäletaksid. õige. Noh, see ei tähenda, et oleks hull, see tähendab, et ta on rumal, eks. Ta mõtleb välja mingi vabanduse, noh, ma lõikusin sibulaid, aga siis ei mäleta, mida ma süüa tegin. Nii et jah. ma mõtlen, kui paljudes juhtumites näiteks oled sa teinud mõrvajuhtumeid, kus tundub, et vaimne tervis tuuakse alati mängu, sest keegi täie mõistuse juures ei tapaks ju teist inimesteks. Aga siis ongi nii, et ma tunnen, et kaitse püüab nii paljudes neist juhtumitest vaimse tervise teemaga välja tulla. See lihtsalt ei tundu, et see tavaliselt töötaks. see on pigem lihtsalt üldine asi, nende juhtumite põhjal, mida ma olen näinud. Tead, see on väga hea tähelepanek, mille sa tõstatad, sest tavalised inimesed ei pane selliseid kuritegusid toime. Nii et kõik, kes neid kuritegusid sooritavad, on natuke hullud. Aga see ei tähenda, et sa pääsed karistuseta. Sellepärast on meil kõrge tõendamisstandard. Meil peab olema kindlaks tehtud meditsiiniline seisund, mitte lihtsalt olla sotsiopaatne tõbras ja sa ei suuda vahet teha õige ja vale vahel. Nii, et kujutame ette, kui ta pani selle kuriteo toime ja siis politsei tuli ning ta kallistas neid ja ütles emme, siis see oleks tõend, et ta on õiguslikult süüdimatu. Aga ainult sellepärast, et tal on tõsised probleemid, mis tal ilmselgelt on, ei tähenda, et ta pääseb sellest karistuseta. Ja ma arvan, et ta leitakse kohtuprotsessiks pädevaks. Kuigi, nagu ma ütlesin, on selleks palju suurem võimalus kui süüdimatuse kaitse alusel õigeks mõistmiseks. Ja siis leitakse ta süüdi olevat, sest tõendid tema vastu on ülekaalukad. Prokuröriina ja ma olen kindel, et ka õiguskaitseorganid praegu, ma mõtlen, me ei tea praegu motiivi, aga tundub, et neil on palju tõendeid selle kohta, et ta väidetavalt selle teo toime pani. millal prokurörina, kui sa oled kohtuprotsessile lähedal ja me räägime siin millesti, mis võib juhtuda alles kuude või isegi aastate pärast, millal sa ütled endale, et olgu, me lihtsalt ei saagi teada motiivi? Tead, ma mõtlen näiteks Brian Kohbergeri juhtumile. Me tegelikult ei tea, miks see juhtus, aga ilmselgelt oli ülekaalukaid tõendeid, et ta tegi selle teo. prokurörina, millal sa lihtsalt ütled endale, et olgu, ma lähen sellega edasi. Ma ei vaja seda, et saavutada seda, mida mul on vaja, ehk süüdimõistvat otsust. Sul ei ole kunagi motiivi vaja, sest motiiv ei ole esimese astme mõrvasüüdistuse element, aga vandekohtunikud tahavad alati teada, miks see juhtus. Ja süüdimõistva otsuse saamine on raskem, kui vandekohtunikud jäävad mõtlema. Aga miks? Ma ei saa aru. Nii, et sa tahad seda seletada. Brian Kohbergeri puhul ei saadud kunagi teada, miks see juhtus. Sellepärast ma soovin, et nad oleksid sundinud teda seda seletama pärast seda, kui ta süüd omaks võttis. Aga siin me veel ei tea motiivi, kuid hakkame juba märke nägema. Tema enda pere ütles, et tal on üsna äkiline iseloom, nii et kõik, mida me peame leidma, on see, mis teda ärritas. See võib olla ükskõik kui väike asi, isegi kui see on midagi sellist, mille peale vandekohtunikud ütleksid, noh, see oligi see, mis teda ärritas. Aga meil on mees, kellel on lühike süütenöör, kellel on varemgi ettearvamatult käitunud ja kes siis läheb liiga kaugele. Nii, et jah, ma arvan, et motiiv on hea selle poolest, et vandekohtunikud tahavad teada motiivi, aga neil ei ole seda vaja, et seda juhtumit edasi viia ja süüdimõistvat otsust saada. Ta loobus oma õigusest, oma advokaatide kaudu. Ta ise täna kohtusse ei ilmunud, aga tema advokaadid ütlesid, et ta ei ole süüdi ja siis loobus ta õigusest asja kiirele arutamisele. Esialgne kuupäev, järgmise aasta november, kui toimub vandekohtunike valik. Kui tõenäoline see on? Kui mõelda topeltmõrva juhtumile, siis need on ühendatud, nii et teda mõistetakse kohut ühe korraga 2 surmajuhtumi eest. Kui kaugele see võib nihkuda? Kui kaugel see tegelikult olla võiks? Ma mõtlen, kui tõenäoline on, et 2027 aasta novembris räägime kohtuprotsessist, kui see üldse sinnani jõuab? Ja ma arvan, et kui asi jõuab kohtuprotsessini, lükatakse see tõenäoliselt veelgi edasi, sest kaitse üritab näidata, et ta on vaimselt võimetu, ta ei ole kohtukõlblik. Selle jaoks tuleb läbi teha kogu see juriidiline kemplemine ja kaitse üritab seda venitada. Ma mõtlen, see ongi nende eesmärk, sest neil pole head kaitset. Nii, et viivitamine töötab nende kasuks, sest mis juhtub, kui sa juhtumit edasi lükkad? Noh, mälestused tuhmuvad, tunnistajad surevad või muutuvad võimetuks. Tõendid riknevad ja kogukonna emotsioonid hakkavad vaibuma. Nii et prokuröride jaoks oleks minu arvates parim asi see võimalikult kiiresti kohtusse anda, aga kaitse ei lase sellel juhtuda, eriti kui kaalul on surmanuhtlus. Kohtunik annab kaitsele iga kahtluse korral eelise, iga võimaluse seda edasi lükata, vähemalt seni, kuni enam edasi lükata ei saa. Ja me näeme, mis edasi saab. Dave Ehrenberg, endine Palm Beachi maakonna prokurör Floridas. Aitäh, nagu alati, et leidsite aega Law and Crime'i jaoks. Me hindame seda. Aitäh, Chris! Sellega on Law and Crime'i esitatud On the Case läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacock'is voogedastuses. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.